From the conference center at siin Salt Lake City Templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni Viimsaja Pühade Jeesuse Kristuse kiriku 174. sügisese üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametikandjate seast. Selle istungi muusika kõlab Mormooni Tabernakli koori esituses. Kiriku liikmed ja ametikandjad on kokku tulnud kõikidest maailma osadest, et saada nõu ja juhatust oma kiriku juhtidelt. Selle ülekande toob teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud. Seda istungit juhatab Thomas S. Monson, esimene nõuandja kiriku esimeses presidentkonnas. Me tervitame teid sellel Viimsaja Pühade Jeesuse Kristuse kiriku 174. sügisese üldkonverentsi esimesel istungil. President Gordon B. Hinckley, kes on sellel konverentsi eesistujaks, on palunud, et mina, Van Monson, juhataksin seda istungit. Mõned üldjuhid istuvad konverentsikeskuse poodiumitel ning mitmetes paikades tabernaklis ja koosolekute hoones. Samuti on sellel konverentsil meie seas abiühingu noorte meeste, noorte naiste, pühapäevakooli ja algühingu üldjuhatused. Meie kõige soojamad tervitused riigi- ja haridusjuhtidele ning ametnikele, kes on meie seas. Oleme tänulikud paljude tele- ja raadiojaamade ning satelliidisüsteemide ja kaabelvõrkude omanikele, kes võimaldavad oma seadmetega edastada see konverents laiale kuulajaskonnale paljudes kohtades maailmas. Meil on hea meel teha see konverents kättesaadavaks ka interneti teel lds.org kaudu. Selle istungi muusika on Tabernakli koorilt Craig Jessopi ja Mac Wilbergi juhatusel. Orel saadab John Longhurst. Koor alustas seda istungit lauldes Rejoice the Lord is King, rõõmustage, issand on kuningas, ning laulab nüüd meile laulu Koidab hommik. Seejärel teeb lõpupalve vanem Keith Crockett 70.
Our Father who art in heaven, we humbly meie isa, kes oled taevas, the opening of this me conference. palvetame siin sinu ees selle konverentsi alguses. Me täname sind nende võimaluste eest, mis meil on, et me saame tulla siia ja kuulata neid ilmutajaid ja prohveteid, kes meid õpetavad. Palun õnnista meie meeli ja südameid, et me võiksime need sõnumid vastu võtta ja võiksime neid rakendada oma elus kui sinu kuningriigi pühad. Me oleme tänulikud evangeeliumi taastamise eest meie päevil ja nende paljude õnnistuste eest, mis meil on. Oleme tänulikud sinu poja ja tema lunastava ohverduse eest, selle eeskuju eest, mis ta meile andis, mida me võime järgida ja neid õpetusi kasutada. Tänulike südametega täname sind veel kord nende õnnistuste eest ja palume, et sinu vaim oleks siin täna meiega. Jeesuse Kristuse nimel, aamen. Nüüd on meil võimalus kuulata kõnelemas meie armastatud prohvetit president Gordon B. Hinckley't. President Hinckley. Avades seda suurt konverentsi, märgime me ära, et meie seast puuduvad vanem David B. Haight ja vanem Neil A. Maxwell 12 apostli kvoorumist. Kumbki teenis pikalt ja väga tõhusalt. Me leiname nende kaotust, me tunneme neist suurt puudust. Me väljendame oma armastust nende kallite pereliikmete vastu. Me oleme veendunud, et nad viivad seda suurt tööd edasi teise poole eesriiet. Ja sündmuste loomuliku järgus on vajalik täita need kohad. Pärast palvetamist ja paastumist oleme me kutsunud vanem Dieter Frederick Uchtdorfi ja vanem David Amen Battery, et täita need vabad kohad 12 apostli kvoorumis. Me esitame need nimed teile täna. Te võib-olla ei tunne neid, aga saate nendega tuttavaks väga kiiresti. Need teie hulgast, kes tunnevad, et võiksite toetada neid nende pühas kutses, palun näidake seda tõstes üles parem käsi. Kas keegi on vastu? Nende nimed lisatakse ka kõikide kiriku ametikandjate toetamisel hilisemal istungil. Ja nüüd ma palun, vennad, tulge, võtke sisse oma kohad siin 12 kvoorumi liikmete hulgas. Vaadake nüüd hästi. Nad kõnelevad teile pühapäeva hommikul ja siis te saate neid paremini tundma. Nüüd, avates seda konverentsi, tahaksime lühidalt kommenteerida kiriku seisundit. See jätkab kasvamist. See puudutab üha enamate inimeste elu. See levib kõikjal üle maa. Et kõik need inimesed ära mahutada, tuleb meil paratamatult jätkata Jumala kummardamise kodade ehitamist. Praegusel hetkel on meil paljudes maailma paikades ehitamisel 451 erinevas ehitusjärgus ja mitmesuguses suuruses kogudusehoonet. Selline tohutu ehitusprogramm on harukordne. Ma ei tea midagi muud, mis oleks sellega võrdne. Meie rajatised on kaunid. Need kaunistavad iga kogukonna ümbrust, kus need seisavad. Neid hooldatakse hästi. Meil on pikaajaline kogemus Jumala kummardamise kodade ehitamisel ning tänu sellele ääretule kogemusele ehitame me paremaid hooneid, kui eales varem selles kirikus ehitatud on. Neis on ühendatud ilu ja suur praktilisus. Kui nad paljuski sarnased tunduvad, siis seda sellepärast, et see on ette kavatsetud.
Järgides järele proovitud ja katsetatud variante, säästame me oma rahva vajaduste rahuldamisel miljoneid dollareid. Me jätkame templite ehitamist. Hiljuti viisime me läbi uue templi ehituse alustamise tseremoonia California osariigi pealinnas Sacramentos. See on 7. tempel selles osariigis, mis on meil kiriku liikmete arvu poolest Ühendriikidest teisel kohal. Templeid ehitatakse. Salt Lake City templid on praegu äärmiselt tihe töö käib seal, on ülekoormatud. Ja me kavatseme ehitada uue templi Salt Lake'i orgu ja teatame sellest hiljem. Teile võib tunduda, et me nagu soosime seda piirkonda siin, kuid templite külastamine siin on nii tihe, ja kui selline kasv jätkub, siis on meil tõenäoliselt vaja siia teist templit. Samuti on meil hea meel teatada, et me ehitame templi Idahosse, mis on kolmandal kohal Ameerika Ühendriikides liikmete arvu poolest. Ja me planeerime ehitada ka ühte sinist Twin Fallsi, mis teeniks tuhandeid meie liikmeid, kes elavad Idaho Fallsi ja Boise vahel. Templid ehitatakse praegu Nigeerias Abas, Soomes Helsingis, California osariigis Newport Beachis ja Sacramentos ning Texas osariigis San Antonios. Me ehitame ka uue templi selle asemele, mis hävines tulest Samoal. Kui kõik välja kuulutatud templid saavad pühitsetud, siis on meil kokku 130 töötavat templit ja kiriku kasvu jätkudes ehitatakse neid veel. Me töötame suuremat sorti ettevõtmise kallal Salt Lake City's. On äärmiselt vajalik, et me säilitaksime templiväljaku ümbrust. Seetõttu on möödapääsmatu üks väga suur ehitusprojekt. Selle ehitamisel ei kasutata kümnise rahasid. Selle teevad võimalikuks kiriku ettevõtlustulud, kinnisvara renditulud, isiklikud annetused ja muud sellised allikad. Meil tuleb ära teha väga mahukas töö Salt Lake'i tabernaakli kallal, et muuta see maavärina kindlaks. See suurepärane rajatis on olnud kasutuses juba 137 aastat. Kätte on jõudnud aeg, mil meil tuleb midagi ette võtta selle säilitamise nimel. See hoone on üks ainulaadsetest arhitektuurilistest meistriteostest kogu maailmas ja selle ajalooline tähtsus on mõõtmatu. Selle ajaloolised omadused säilitatakse hoolikalt. Samas suurendatakse selle praktilisust, mugavust ja turvalisust. Me oleme tänulikud selle eest, et meil on see konverentsikeskus, kus me saame kohtuda sellistel kokkutulemistel, nagu on tänane. Ma küsin endalt, mida me küll teeksime, kui meil seda poleks. Mul on hea meel ette kanda, et alaline hariduse fond kasvab jätkuvalt, nagu ka nende inimeste arv, kes sellest imepärasest ettevõtmisest kasu saavad. Me tugevdame oma missiooniprogrammi. Me püüame tuua rohkem vaimsust meie tohutu missionäri armee töösse. Meie haridusprogramm kasvab, avaldades mõju kõikjal, kus kirik rajatud on. Mormoni raamat lisati hiljuti 20 läbi aegade Ameerikas avaldatud mõjuvõimsaima raamatu nimekirja. Me leiame nüüd käed ühe kirjastusfirmaga, et laiendada selle püha raamatu levikut, mis on teine tunnistus Jeesusest Kristusest. Ja nõnda, vennad ja õed, ma võiksin rääkima jäädagi. Piisab, kui ma ütlen, et ma usun, et kirik on paremas seisundis, kui ta eales oma olemasolu jooksul olnud on. Ma olen olnud selle ajaloo juures umbes 95 aasta jooksul ja ma olen näinud paljud sellest vahetult. Ma olen rahul sellega, et meie noorte seas
on suurem usk, suuremal hulgal teenimist ning suurem ühtsus. See töö on igati elujõulisem, kui me kunagi varem näinud oleme. Rõõmustagem sellel issanda töö suurepärasel perioodil. Ärgem olgem uhked või ennast täis. Olgem alandlikult tänulikud. Ja igaüks meist otsustagu, et ta lisab ka omalt poolt midagi selle kõige kõrgema suurejoonelise töö kaunidusse, et see võiks paista üle kogu maa kui jõu ja headuse majakas, mille poole kogu maailm võib vaadata. See on minu alandlik palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Koor laulis just laulu pealkirjaga Iga elu, mis puudutab meie oma heal eesmärgil. Nüüd kuuleme kõnelemas vanem Jeffrey Hollandit 12 apostli kvoorumist. Pärast teda kõneleb meile vanem John Groberg 70 juhatusest. Seejärel laulavad koor ja kogudus koos laulu pealkirjaga Tänu looja sul prohvetitest, lauluraamatus lehekülg 36. Pärast laulu kõneleb vanem Dale Miller 70-st, seejärel vanem Richard Scott 12 apostli kvoorumist. Lubage mul oma vendade nimel 12 apostli koorumist olla esimene, tervitamaks vanem Dieter Utorfi ja vanem David Bednardi nende uues kutses ja selles heas uues ühenduses, mis nende ees seisab. Kui esmased 12 sellel ajajärgu kutsuti, öeldi neile, et nende kutsumine oli ettekavatsetud loomaks teile armastust teineteise vastu, mis oleks tugevam kui surm. Meil juba on selline armastus teie naiste ja teie perede vastu. Me ütleme kõik koos ühe südamega ja ühel häälel teile. Tere tulemast, kallid sõbrad. Lubage mul samuti nagu president Hinkley'gi väljendada teile sügavat isiklikku kurbust, mida me kõik tundsime meie armastatud David B. Haiti ja Neil A. Maxwelli surma puhul. Neile kahele vennale ning vastavalt nende kallitele Rubile ja Collinile me ütleme, et me armastame teid, me peame lugu teie teenimisest ja austame teie eeskujulikku elu, mis te olete elanud. Igaüks meist tunneb, et on suur eesõigus omada võimalust teid tunda ning et oleme teeninud koos teiega. Te olete meie jaoks igavesti kallid. Selle töö edasiliikumise suurte muutuste valguses soovin ma öelda täna hommikul midagi apostliks olemise ja selle jätkuvuse tähtsuse kohta tõelises Jeesuse Kristuse kirikus. Seda tehes ei räägi ma mitte meestest, kellel on olnud see amet, kuid pigem sellest ametist endast, kutsest pühas Melkisedeki preesterluses, mille päästja ise on määranud oma rahva valvamiseks ja oma nime tunnistamiseks. Selleks, et luua kirik, mis jätkaks tema juhtimise all, isegi pärast seda, kui ta maa pealt ära võeti, Jeesus läks mäele palvetama ja viibis kogu öö Jumala palumises. Ja kui valgeks läks, kutsus ta oma jüngrid enese juure ja valis nende seast 12, kelle ta nimetas ka apostliteks. Hiljem õpetas Paulus meile, et päästja teades oma surma paratamatust tegi seda, et anda kirikule apostlite ja prohvetite alus. Need vennad ning teised kiriku ametnikud teeniksid üles tõusnud Kristuse juhtimise all. Miks? Teiste põhjuste seas sellepärast, et me ei jääks enam väetimaiks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetusse võrgutamiseks. Seega kiriku apostellik ja prohvetlik alus oli õnnistamiseks kõikidel aegadel, aga eriti raskuste ja ohuaegadel. Aegadel, mil me võime tunda nagu lapsed, olles segaduses või hämmelduses, võib-olla veidi hirmunud, aegadel, mil inimese riukalik käsi või kuradi pahatahtlikkus püüab häirida, petta või eksiteele viia. Nende aegade vastu, mis tulevad meie päevil, on esimene presidentkond ja 12 kvoorum volitatud Jumala poolt ja toetatud teie poolt kui prohvetid, nägijad ja ilmutajad. Koos kiriku presidendiga, keda toetatakse kui prohvetid, nägijad ja ilmutajad, vanimat apostlit ja seega ainust inimest, kellel on volitus rakendada kiriku jaoks kõiki ilmutuslikke ja halduslikke võtmeid. Uue testamendi aegadel, Mormoni raamatu aegadel ja kaasajal moodustavad need ametnikud õige kiriku nurgakivid, saades oma jõu ja asudes ise ümber peamise nurgakivi, lunastaja kalju, kes on Jeesus Kristus
Jumala poeg. Tema, kes on meie suur tunnistuse apostel ja ülempreester, kasutades Pauluse väljendit. Selline Kristusele rajanev alus oli ja on alati kaitseks ajal, kui kurat saadab välja oma tugevad tuuled, jah, oma nooled tuulis peas, jah, kui kõik tema rahe ja tema võimas torm peksab teid. Sellisel ajal, kus me oleme praegu ja kus me enam-vähem alati oleme, elutormidel ei ole mingit võimu teie üle, tänu kaljule, millele te olete ehitanud, mis on kindel alus, millele ehitades inimesed ei saa langeda. 3 nädala eest olin ma Vaigonna konverentsil väikeses armsas mägiasulas Prescottis, Arizona osariigis Ameerika Ühendriikides. Peale selle nädalavahetuse vaimustavaid sündmusi andis üks õde vaikselt mulle kirjakese, kui tema ja teised tulid kätlema ja head aega ütlema. Mõningase kõhklusega jagan ma teiega täna hommikul osa sellest. Palun pöörake tähelepanu õpetusele, mida see õde õpetab, mitte selle loo osalistele. Kallis vanem Holland, aitäh teile sellel konverentsil jagatud tunnistuse eest päästjast ja tema armastusest. 41 aasta eest palvetasin ma innukalt Issanda poole ja ütlesin talle, et ma oleks soovinud elada maa peal ajal, mil apostlid siin olid, mil oli olemas õige kirik ja mil oli veel kuulda Kristuse häält. Aasta jooksul pärast seda palvet saatis taevane isa 2 viimsaja pühade missionäri minu juurde ja ma leidsin, et kõik need lootused on võimalik tõeks teha. Ehk ühel hetkel, kui te olete väsinud või vaevatud, aitab see kirjake teil meenutada, miks teie hääle kuulmine ja teiega kätlemine on minu ja miljonite teiste minu sarnaste jaoks niivõrd oluline. Armastuse ja tänuga teie õde Gloria Clements. Õde Clements, teie väga armas kirjake tuletas mulle meelde sarnase lootuse ja peaaegu samasuguse olukorra kord minu enda perekonnas. Ameerika Ühendriikide asustamise tormilistel algusaastatel põgenes minu tahtekindel ja kindlameelne 10. vanavanaisa Roger Williams, mitte päris oma tahte kohaselt, Massachusettsi lahe asundusest ja asus elama kohas, mis on praegu Rhode Islandi osariik. Ta nimetas oma asupaiga Providence'iks, mis on tõlkes ettenägelikkus, saatus. See on nimega, mis iseeneses väljendab tema eluaegset jumalike sekkumiste ja taevalike ilmutuste otsingut. Aga ta ei leidnud kunagi seda, mida ta tundis olevat õige varasemate aegade Uue Testamendi kirik. See polnud selle pettunud otsija kohta, ütles legendaarne Cotton Mather. Härra Williams ütles lõpuks oma järgijatele, et olles ise olnud eksiteele juhitud, oli ta nemad eksiteele juhtinud ning oli rahul sellega, et maa peal ei olnud kedagi, kes oleks võinud läbi viia ristimist või ükskõik millist evangeeliumi talitust. Seega soovitas ta neil loobuda kõigest ja oodata uute apostlite tulekut. Roger Williams ei elanud nii kaua, et näha neid üles kasvamas, kes igatsesid uute apostlite järgi, kuid kunagi tulevikus loodan ma talle isiklikult öelda, et tema järeltulijad nägid seda juhtumas. Mure ja ootus jumaliku juhatuse vajaduse järele ei olnud haruldane nende usureformaatorite seas, kes lõid pinna evangeeliumi taastamiseks. Üks kuulsamaid New Englandi jutlustaja Jonathan Edwards ütles, mulle tundub imelikuna oletada, et on olemas Jumal, kes meist niivõrd hoolib ja siiski, kes kunagi ei räägi, et ei ole ühtegi sõna tema käest kuulda. Hiljem raputas võrratu Ralph Waldo Emerson New Englandi vaimulike vaadete aluseid, kui ta ütles Harvardi ülikooli usuteaduskonnas, minu kohuseks on öelda teile, et kunagi pole olnud suuremat vajadust uue ilmutuse järele kui praegu. Inspiratsiooni õpetus on kadunud. Imed, ettekuulutus
Püha elu eksisteerib ainult kui muistne ajalugu. Inimesed on hakanud rääkima ilmutusest kui millestki kaua aega tagasi antust ja tehtust, just kui Jumal oleks surnud. Õige õpetaja ametiks, ütles ta, on näidata meile, et Jumal on olemas, mitte et ta oli, et ta räägib, mitte ta rääkis. Või nagu üks kaasaegsem kommentaator väljendas seda probleemi, kui te jätkuvalt annate kive inimestele, kes küsivad leiba, siis lõpuks ei tule nad enam pagari juurde. Mõelge nendele hämmastavatele süüdistustele Ameerika ajaloo suurkujudelt, rääkimata Gloria Clemency palvetest, ning see tõstab esile tugeva kergendusena viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku võimas sõnumit neile, kes te kohtute meie missionäridega. Prohvetid, nägijad, ilmutajad, 1820. ja 1830. aastate sündmused ning peaaegu 2 järgneva sajandi vältel aset leidnud sündmused kuulutavad, et ilmutused ja need, kes neid saavad, ei ole kaua aega tagasi antud ja tehtud. President John Taylor, kes juhuslikult kutsuti olema apostel täpselt sellel samal aastal, kui härra Emerson pidas selle kõne usuteaduskonnas, kus ta kõhklematult palus seda, ütles kord ausate tõeotsjate toetuseks. Kas keegi on kuulnud õigest religioonist ilma suhtluseta Jumalaga? Minu jaoks on see üks absurdsemaid asju, mida inimmõistus võiks välja mõelda. Ma ei imesta, ütleb president Taylor, et kui inimesed üldiselt hülgavad kaasaegse ilmutuse põhimõtte, et skeptitsism ja uskmatus valitsevad sellisel murettekitaval määral. Ma ei imesta, jätkab ta, et nii paljud inimesed kohtlevad religiooni põlgusega ning suhtuvad sellesse kui millessegi, mis ei ole väärt intelligentse olevuse tähelepanu, sest ilma ilmutuseta on religioon pila ja farss. Kaasaegse ilmutuse põhimõte on meie religiooni tõeliseks aluseks. Kaasaegse ilmutuse põhimõte. Meie religiooni tõeline alus. Lubage mul tulla nende aluste juurest tänapäeva, siia ja praegu, 21. sajandisse. Viimase kui ühe, nii vaimulike, ajaloolaste kui ka tavainimeste jaoks on küsimus ikka sama. Kas taevad on avatud? Kas Jumal ilmutab oma tahet prohvetitele ja apostlitele nii nagu muistsel ajal? Et nad on ja et ta seda teeb. On viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku kindlameelne kuulutus kogu maailmale. Ja selles kuulutuses seisneb prohvet Joseph Smithi tähtsus praeguseks ligi 200 aastat. Tema elu tõstatas küsimuse, kas te usute, et Jumal räägib inimesega, ja vastas selle. Kõiges muus, mida ta saavutas oma 38 lühikese eluaasta jooksul, Joseph jättis üle kõige meile kindla pärandi jumalikust ilmutusest. Mitte üksiku ja eraldatud ilmutuse, ilma tõestuse ega tagajärgedeta, ega kergemat sorti inspiratsiooni, mis imitseks kõikide heade inimeste meeltesse, kõikjal, vaid erilised ja dokumenteeritud jätkuvad juhised Jumalalt. Nagu hea sõber ja ustav viimse ja pühast õpetlane on kokkuvõtvalt öelnud, ajal, mil Kristuse päritolu oli pandud valgustusajastu mõistuspärase mõtteviisi poolt löögi alla, tõi Joseph Smith selgesõnaliselt ja täiesti üksi kaasaegse Kristuse tagasi oma juurte juurde ilmutuses. Tänu looja, sul tõepoolest prohvetitest, viimsaja juhtide eest, sest neil päevil on paljud tuulest räsitud ja katsumustest vintsutatud.
Me täname selle hommiku eest 1820. aasta kevadel, kui isa ja poeg ilmusid hiilguses 14-aastasele poisile. Me täname sind selle hommiku eest, kui Peetrus, Jakobus ja Johannes tulid taastama püha preesteluse võtmeid ning kõiki sinna juurde kuuluvaid ameteid. Ja meie põlvkonnas me täname 1961. aasta 30. septembri hommiku eest, kui 43 aastat tagasi sel nädalavahetusel meil siis vanem Gordon B. Hinckley kutsuti apostli ametisse, kes oli sel ajajärgul 75 mees, keda nii nimetati. Ja nii see jõuab sellise päeva juurde nagu täna ning see jätkub kuni päästja tulemiseni. Rahutuse ja hirmu, poliitiliste segaduste ja moraalsete kõrvalekallete maailmas ma tunnistan, et Jeesus on Kristus, et ta on elav leib ja elav vesi, vaikne ja samas alati suur turvalisuse kalju meie elus, võimas Iisraeli kalju, tema elava kiriku ankur. Ma tunnistan tema prohvetitest, nägijatest ja ilmutajatest, kes moodustavad selle kiriku edasiliikuva aluse ning ma tunnistan, et need ametid ja need ettekuulutused toimuvad praegu meie kõigi päästja juhtimise all, meie kõigi jaoks vajalikul päeval ja päevaks. Ma tunnistan nendest tõdedest ja selle töö jumalikkusest. Ma olen selle tunnistajaks Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen. Miks küll tõeline armastus liigutab südant? Miks toob lihtne ütlus, ma armastan sind, kõigile sellist rõõmu? Inimesed toovad selleks erinevaid põhjuseid. Tõeliseks põhjuseks on aga see, et igaüks, kes tuleb maa peale, on Jumala vaimupoeg või vaimutütar. Kuna kogu armastus tuleb Jumalalt, suudame ja soovime me juba sündides armastada ja armastatud olla. Meid seob kõige tugevamini surelikkusele eelneva eluga see, kui palju meie isa ja Jeesus meid armastasid ja kui palju me armastasime neid. Kuigi meie mälu varjati eesriidega, äratab tõelise armastuse tundmine meis alati igatsuse, mida ei saa eitada. Tõelisele armastusele vastamine kuulub meie olemuse juurde. Meil on sünnipärane soov tunda siin armastust, mis sai meil osaks seal. Ainult siis, kui me tunneme Jumala armastust ja täidame oma südame tema armastusega, saame me olla tõeliselt õnnelikud. Jumala armastus täidab mõõtmatu ilmaruumi, seega ei jää universumis armastusest puudu. Puudu on üksnes meie endi tahtest teha seda, mis on tema armastuse tundmiseks vajalik. Jeesus selgitas, et selle tundmiseks peame me armastama Issandat, oma Jumalat, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma jõust ja kõigest oma meelest ja oma ligimest nagu iseennast. Mida enam me kuuletume Jumalale, seda enam me soovime aidata teisi. Mida enam me aitame teisi, seda enam me armastame Jumalat. Ja nii edasi. Mida vähem me kuuletume Jumalale ja mida isekamad me oleme, seda vähem armastust me tunneme. Kestva armastuse leidmine ilma Jumalale kuuletumata on otse kui püüd tühjast tassist, juues janu kustutada. Liigutusi võib ju teha, aga janu jääb alles. Nii on ka armastuse otsimine ilma teisi abistamata ja nende heaks ohverdamata justkui elu ilma söömiseta. See on loodusseaduse vastane ega õnnestu. Armastus peab saama meile omaseks. Mormon selgitas seda nii. Ligimese armastus on Kristuse puhas armastus ja see kestab igavesti. Ja keda iganes leitakse seda omavat viimsel päeval, sellega on hästi.
seepärast, mu armsad vennad, paluge isa kogu südame jõuga, et te võiksite täituda selle armastusega. Jumalal on suur soov aidata meil tunda tema armastust, kus me ka ei oleks. Lubage mul tuua üks näide. Noore missionärina saadeti mind väikesele umbes 700 elanikuga saarele, mis asus kaugel Vaikse ookeani lõunaosas. Kuumus oli hingematev, sääsed kohutavad, muda igal pool, keel võimatu ja toit oli teistsugune. Mõne kuu pärast tabas meie saart võimas orkaan. Kahjustused olid ulatuslikud. Vili hävines, esines elukaotusi, tuul viis majad minema ja telegraafijaam, meie ainus ühendus välismaailmaga, hävis. Tavaliselt käis kuu või 2 tagant väike riigilaev ja nii me jagasime toidu, mis meil oli, portsjoniteks, et sellest jakuks 5 nädalaks, lootes, et laev tuleb. Aga laeva ei tulnud. Me jäime iga päevaga nõrgemaks. Me saime osa teiste lahkusest, kuid 6. ja 7. nädala möödudes vähese toiduga oli meie jõud märgatavalt kahanenud. Minu põliselanikust kaaslane Feki aitas mind igal võimalikul viisil, kuid 8. nädala alguses polnud mul enam jõudu. Ma istusin lihtsalt puuvarjus ja palvetasin ning lugesin pühakirju ja mõtisklesin tundide kaupa igaviku üle. 9. nädala alguses polnud erilisi väliseid muutusi. Sisemuses leidis aga aset suur muutus. Ma tundsin issand armastust sügavamalt kui kunagi varem ja kogesin isiklikult, et tema armastus on kõige ihaldatavam kõikidest asjadest ja hingele kõige rõõmustavam. Nüüdseks olin ma enam ei olnud luu ja nahk. Ma mäletan, kuidas ma jälgisin sügava aupaklikkusega, kuidas mu ribid välja paistsid, süda lõi ja kopsud hingasid ning kuidas ma mõtlesin sellele, millise imelise keha on Jumal toonud majutamaks selle sama imelist vaimu. Mõtte, keha ja vaimu kestvast liidust, mille tegi võimalikuks pääst ja armastus, lepitav ohverdus ja ülestõusmine oli nii inspireeriv ja rahuldustundev, et iga füüsiline ebamugavus vajus unustusse. Kui me mõistame, kes on Jumal, kes oleme meie, kuidas ta meid armastab ja milline plaan on tal meie jaoks, siis hirm haihtub. Põgusangi pilk nendele tõdedele paneb meie maised mured kaduma. Mõte sellest, et me jääme tõepoolest uskuma saatana valesid, et võim, kuulsus või rikkus on tähtsad, on tõepoolest naeruväärne. Või oleks see seda, kui see poleks nii kurb? Ma õppisin sellest, et just nagu raketid peavad ületama maa külgetõmbejõu, et mürisedes kosmosesse tõusta, peame meie ületama maailma külgetõmbejõu, et tõusta igavesse mõistmise ja armastuse sfääri. Ma mõistsin, et minu suurelik elu võis ju seal lõppeda, kuid sellega ei kaasnenud paanikat. Ma teadsin, et elu läheb edasi ja kas siin või seal polnud tegelikult tähtis. Tähtis oli see, kui palju armastust oli mu südames. Ma teadsin, et sellest ei piisanud. Ma teadsin, et meie rõõm on nüüd ja igavesti lahutamatult seotud meie armastamisvõimega. Hing täidetud ja ülendatud sellistest mõtetest hakkasin ma vähehaaval kuulma õhinat täis hääli. Mu kaaslase Feki silmad sätendasid, kui ta ütles, oli Poki, kelleks mind Tongal kutsuti. Laev on saabunud ja see on täis toitu. Me oleme päästetud. Kas sul polegi hea meel? Ma polnud kindel, aga kuna laev oli tulnud, siis ilmselt Jumala vastus, siis jah, ma olin õnnelik. Feki andis mulle veidi toitu ja ütles, võta, söö. Ma kõhklesin. Ma vaatasin toitu, ma vaatasin Fekit, ma vaatasin taevasse ja sulgesin silmad. Ma tundsin midagi väga sügavat. Ma olin tänulik, et mu elu läheb siin edasi nagu varemgi, kuid mul oli ikkagi nukker tunne, kerge edasilükkamistunne, just nagu siis, kui pimedus katab kinni täiusliku päikeseloojangu säravad värvitoonid ja sa mõistad, et pead ootama järgmise õhtuni, et taas sellist ilu nautida. Ma polnud kindel, kas tahangi silmi avada, kuid mõistsin avades, et Jumala armastus oli muutnud kõike. Kuumus, muda, sääsed, inimesed, keel, toit, miski polnud enam proovikiviks. Need, kes olid püüdnud mulle kahju teha, ei olnud enam minu vaenlased. Igaüks oli mu vend või õde.
Jumala armastusega täidetud olemine on kõigest kõige rõõmustamav ja väärib igat hinda. Ma tänasin Jumalat selle erilise aja ja paljude selliste meeldetuletuste eest nagu päike, kuu, tähed, maa, lapse sünd, sõbra naeratus, mis räägivad meile tema armastusest. Ma tänasin teda pühakirjade ja palve eest ning sakramendi eest, mis meenutab meile tema armastust kõige imelisemal viisil. Mulle sai selgeks, et kui me laulame sakramendi laule kogu hingest, täidab sellised laused nagu see tarkus, suuri armastus või ta iga loodut armastus, siis armastagem ka meie südame armastuse ja tänuga. Kui me kuulame siiralt sakramendi palveid, täidavad sellised laused nagu alati mäletada teda, pidada tema käske, et tema vaim võiks olla alati koos nendega. Meie südame vastupandamatu enese parandamise sooviga. Kui me võtame seerel leiba ja vett murtud südame ja kahetsava vaimuga, tean ma, et me võime tunda ja isegi kuulda neid imelisi sõnu. Ma armastan sind. Ma armastan sind. Arvasin, et ma ei unusta iial neid tundeid, aga maailma külgetõmbejõud on tugev ja me kaldume libastuma. Jumalaga armastab meid edasi. Mõned kuud pärast mu jõuvarude taastumist jäime me teise ägeda tormi kätte, ainult et seekord merel. Lained muutusid nii suureks, et lükkasid meie väikese paadi ümber, heites meid kolmekesi raevutsevasse vahusesse ookeani, leides end keset mässavat vett. Olin ma üllatunud, hirmunud ja veidi pahane. Miks see juhtus, mõtlesin ma. Ma olen missionär. Kus on mu kaitse? Missionäridel ei ole lubatud ujuda. Kuid ujuma ma pidin, kui ma tahtsin ellu jääda. Iga kord, kui ma nurisesin, avastasin ma end vee alt. Nii lakkasin peagi nurisemast. Asjad on nagu nad on ja nurin ei aita. Mul oli vaja kogu energiat, et hoida oma pead vee peal ja jõuda kaldale. Olnud skaudina noor kotkas, olin ma päris hea ujuja, kuid aja jooksul muutusid tuul ja lained mulle kurnavaks. Ma ei lakanud üritamast, kuid ühel hetkel mu lihased lihtsalt enam ei liikunud. Ma palvetasin oma südames, kuid hakkasin ikkagi uppuma. Kui ma vaata, et viimast korda vee alla vajusin, pani Issand minu tundma mõttes ja südames sügavat armastust ühe väga kalli inimese vastu. Mulle tundus otse, kui võiksin ma teda näha ja kuulda. Kuigi ta oli 13 000 kilomeetri kaugusel, ületas selle armastuse vägi kiiruga need kilomeetrid ning läbides aja ja ruumi, tõmbas mind üles, tõstis mind pimeduse, meeleheite ja surmasügavusest ja tõi mind valguse, elu ja lootuse kätte. Äkki see energiatulva ajal jõudsin ma kaldale, kust ma leidsin oma reisikaaslased. Ärge iial alahinnake tõelise armastuse väge, sest seda ei takista miski. Kui me oleme täidetud Jumala armastusega, võime me teha ja näha ning mõista seda, mida me muidu ei tee, näe ega mõista. Tema armastusest täidetuna võime me taluda valu, suruda maha hirmu, andestada raskuseta, vältida tüli, saada uut jõudu ning õnnistada ja aidata teisi viisil, mis üllatab isegi meid ennast. Jeesus Kristus oli täis seletamatut armastust, kui ta meie heaks pidas vastu mõistetamatule valule, julmusele ja ebaõiglusele. Tundes meie vastu armastust, sai ta jagu muidu ületamatutest takistustest. Tema armastus ei tunne piire. Ta kutsub meid kõiki teda järgima ja saama osa tema piiritust armastusest, nii et ka meie võiksime saada jagu selle maailma valust, julmusest ja ebaõiglusest ja abistada, andestada ning õnnistada. Ma tean, et ta elab, ma tean, et ta armastab meid. Ma tean, et me võime tunda tema armastust siin ja praegu. Ma tean, et ta täiesti tasane hääl läbistab meie hinge. Ma tean, et ta naeratab ning on täis kaastunnet ja armastust. Ma tean, et ta on täis leebust, heasüdamlikkust, halastust ja abivalmidust. Ma armastan teda kogu südamest. Ma tunnistan, et kui me oleme valmis, liigub tema puhas armastus silmapilkselt läbi aja ja ruumi, sirutub meie poole ja tõmbab meid välja igast tormilise pimeduse, patu, kurbuse, surma või meeleheite mere sügavikust
kust me võime end avastada ning toob meid igaviku valguse, elu ja armastuse kätte. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. This is the 174th semi-annual See on General Conference Viimse ja Pühade of the Church Jeesuse Kristuse kiriku 174. sügisene üldkonverents. Here at church headquarters, we hold many committee meetings. Me peame siin kiriku peakorteris palju nõukogu koosolekuid. Ühel selle aasta alguses peetud koosolekul kuulas vanem Neil Maxwell tähelepanelikult esitust selle kohta, kuidas arendada kohalikke juhte. Koosoleku lõpul küsis vanem Maxwell, kas me saame teha midagi enamat, et aidata piiskoppidel tuua pühadele rahu ja tervenemist. Ma tahtsin tema murest rohkem teada saada. Ja nii rääkis vanem Maxwell vahetult enne oma surma oma kontoriseinte vahel laiemalt õpetusest, mis on seotud rahu ja tervenemise saavutamisega. Ja ta kannustas mind jagama neid tähelepanekuid kiriku liikmetega. Vanem Maxwell oli ja jääb imeliseks oma kasupüüdmatu armastuse eeskujuks. Ta oli üdini mures teiste pärast, eriti nende pärast, kelle valu oli füüsiline ja emotsionaalne.
tema kontorist lahkudes ei saanud teisiti, kui pühenduda rohkem kristlikkusele. Ta seadis meile kõigile eeskuju. Ta armastas päästjat. Ta oli tõepoolest tõeline apostel ja jünger. Me tunneme temast puudust. Ta jagas imelisi mõtteid, kuidas täielik rahu ja tervenemine tulevad üksnes hinge täieliku pöördumise kaudu. Ta selgitas, et ta oli õppinud aastaid tagasi vanem Marion G. Romnilt sammude kohta, mis viivad täieliku pöördumiseni. Ta tsiteeris ühte üldkonverentsi kõnet, kus vanem Romney tsiteeris päästja sõnu Peetrusele. Aga mina olen sinu eest palunud, et su usk ära ei lõppeks. Ja kui sa pärast pöördud, siis kinnita oma vendi. Vanem Romney märkis, näib nagu kiriku liikmeks olemine ja pöördumine pole tingimata sama tähenduslikud. Ka pöördumine, nagu meie seda sõna siin kasutame, ja tunnistuse omamine pole tingimata üks ja see sama. Tunnistust tuleb siis, kui püha vaim tunnistab tõsimeelsele otsijale tõde. Motiveeriv tunnistus elustab usku. See tähendab, et see kutsub esile meeleparandust ja käskudele kuuletumist. Pöördumine on aga teisest küljest meeleparanduse ja kuulekuse vili või nende eest saadav tasu. Pöördumine ei toimu tavaliselt ühe korraga, kuigi pühakirjad räägivad meile vapustavaid lugusid. See tuleb järguti, kuni inimene muutub oma südames uueks isikuks. Uuesti sündimine on pühakirjaline termin. See tähendab nii meie mõttelaadi kui tunnete muutumist. Mormoni raamatus loeme me Eenosest, kelle hing janunes suuremate teadmiste järele, sellest, mida tema isa õpetas igavese elu kohta. Palvetanud pidevalt nii päeval kui ööl tuli talle hääl, mis ütles, Eenos, sinu patud on sulle andeks antud ja sa oled õnnistatud. Eenos kirjutab, mina Eenos teadsin, et Jumal ei või valetada, sellepärast mu süü oli ära pühitud. Meil on lugu prohvet Alma nooremast, kus ta jutustab oma pöördumise kogemusest oma pojale Helamanile. Ta rääkis, millise traagikaga hakkas ta mõistma oma mineviku patte ja vigasid, tunnistades üles, et ta oli mässanud oma Jumala vastu. Seejärel meenus talle, kuidas tema isa Alma oli ennustanud ette Jeesuse Kristuse, Jumala poja tulemisest. Jeesus tuleb tegema lepitust maailma pattude eest. Ma tsiteerin, nüüd, kui mu meel klammerdus sellel mõttel, hüüdsime oma südames. O Jeesus, sa Jumala poeg, halasta minu peale, kes ma olen kibeduse sapis ning ümbritsetud surma igavestest ahelatest. Alma koges igavest valu ja süütunnet, kuid mõistis, et lepitus oli teinud võimalikuks pääsetee. Alma jätkab, ja nüüd vaata, kui ma seda mõtlesin, ma ei mäletanud enam oma piinu ja mälestus mu pattudest ei jäästanud enam mind. Ja millist rõõmu ja millist imepärast valgust ma nägin. Ja mu hing täitus rõõmuga sama palju, kui oli olnud piina. Alma avastas, et tema hing oli saanud terveks teadmise kaudu, et Jeesus tuleb ja võtab ära kõik tema patud. Hinge tervenedes leidis ta hingerahu. Alma pöördumiskogemuse tagajärjed paelusid teda niivõrd, et ta kordas oma tundeid Helamanile. Jah, ma ütlen sulle, mu poeg, et ei võinud olla midagi nii teravat ja nii kibedat, kui olid minu piinad. Jah, ja jälle ma ütlen sulle, mu poeg, et teisest küljest ei saa olla midagi nii oivalist ja magusat, kui oli minu rõõm. Ta õpetas oma pojale kavandit kestva rahu ja rõõmuni, just nagu Eenos isa oli seda teinud. Selles loos on ära toodud kavand, kus isad õpetavad lastele lepitusest ja igavesest elust. See kavand on mõeldud kõikidele meie aja isadele. Alma pöördumine paneb mind mõtlema mitmele õpetlikule punktile. Nagu Eenoselgi, nii oli ka temal selgelt silme ees Jumalale haiget teinud mineviku patud, mis tekitasid temast süümepiinu. Nagu Eenos, nii mäletas ka tema oma isa õpetusi, tõotust patu lepitamisest Jeesuse Kristuse kaudu. Nagu Eenos, nii palvetas ka
tema härdalt oma hinge eest. Ta koges lepituse imet sel määral, et ta ei suutnud meenutada ei patuvalu ega tunda süütunnet. Tema tervenemine oli täielik, nii meelt kui südant puhastav kogemus. Rõõm asendas kibestumuse, temast sai uus, vaimust uuesti sündinud inimene. Ja nagu Eenos, nii pööras ka tema otsekohe oma tähelepanu issanda ja oma ligimeeste teenimisele. Kas issand teeb ka meie puhul seda, mida ta tegi Eenose ja Alma puhul? C.S. Lewis ütles selle kohta nii. Jumal on meie kõigi suhtes äärmiselt tähelepanelik. Ta ei pea tegelema meie kui massiga. Te olete temaga sama omaette, just nagu te oleksite ainus, kelle ta on kunagi loonud. Kui Kristus suri ta isiklikult teie eest, just nagu te oleksite olnud ainus inimene maailmas. Kas on pühakirja lugusid, kus selline pöördumine leiab aset pühade seas? Meil on mitu näidet. Seda kirjeldab lugu kuningas Benjamini ajal elanud pühadest. Me loeme, kuidas pühad reageerisid sellele, kui nad olid kuulnud oma kuningat ja prohvetit õpetamas Jeesuse Kristuse käskudest ja lepitusest. Ja nad kõik hüüdsid ühel häälel öeldes, jaa, me usume kõiki sõnu, mida sa oled meile rääkinud. Ja samuti me teame nende kindlust ja tõesust. Tänu kõigeväelise issanda vaimule, mis on põhjustanud meis või meie südametes väga tugeva muutuse. Nii et meil ei ole mingit tahet teha halba, vaid teha pidevalt head. Ja me tahame astuda lepingusse oma Jumalaga, et teha tema tahtmist ja olla sõnakuulelikud tema käskudele, kõigis asjades, mida ta meil käsib, kõik meie ülejäänud päevad. Te märkate, et nende sõnad sarnanevad vägagi kohustustega, mis te võtate endale ristimislepinguga. Pöördumise õnnistused ja tõotused tulevad lepingu alusel ristimise ja konfirmeerimise ning kõikide preestelluse ja templitalituste kaudu. Kui seejärel leiab aset jätkuv meeleparandus, kuulekus ja ustav kinnipidamine sõlmitud lepingutest, kasvavad ja arenevad inimese elus pöördumise viljad. Kui pöördumine on üha küpsem ja seda toetab püha vaimu mõju, tuleb hingega rahu ja tervenemine. Keegi küsis kord vanem Romnilt, kuidas teada, millal pöördumine on aset leidnud. Vanem Romni vastas, ta võib olla sellest kindel, kui tema hing on saanud terveks püha vaimu väe kaudu. Kui see juhtub, märkab ta seda selle järgi, kuidas ta end tunneb, sest ta tunneb end nagu Benjamini rahvas, kui nad said oma patud andeks. Pühakiri ütleb, issanda vaim tuli nende peale ja nad täitusid rõõmuga, saades andeks oma patud ja omades südametunnistuse rahu. Peetrus kirjeldab, mis leiab aset täieliku pöördumise puhul. Me saame osa jumalikust loomust. Just selle täieliku pöördumise kaudu hakkame me ise tõsiselt tundma ja tunnetama Jumala iseloomu ja suurust. See on vahend, mille kaudu meist saavad mitte üksnes issanda teenijad, vaid ka tema sõbrad. Issand määratles varajase taastamisperioodi pühadele, millisena ta näeb oma suhet nendega. Ja taas ma ütlen teile, mu sõbrad, sest nüüdsest peale kutsuma teid sõpradeks. Möödunud aasta oktoobrikuisel üldkonverentsil õpetas meid vanem Jeffrey Holland ning rääkis oma tunnetest Jumala hiilguse ja iseloomu suhtes. Ta rääkis Isa, Jumala ja tema poja Jeesuse Kristuse tundmise igavesest tähtsusest. Ta tsiteeris tuttavat salmi päästja eestpalvest. Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainust tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust, kelle sina oled läkitanud. Ta tsiteeris ka prohvet Joseph Smithi vähem tuntud avaldust. Evangeeliumi esimeseks põhimõtteks on tunda täie kindlusega Jumala iseloomu. Ma tahan, et te kõik tunneksite teda ja oleksite temaga tuttavad. Pöördumisprotsessiga kaasneb Jumala tundmine ja tema sõbraks saamine. Eenos avastas seda, Alma avastas seda, kuningas Benjamini alamad avastasid seda. Sellest võivad osa saada kõik, kes parandavad meelt ja kuuletuvad käskudele. See pöördumine on usalduslik ja sügavalt isiklik kogemus. See puudutab suhteid.
Selle juurde kuulub Kristuse vaimu äratamine, mis on olemas kõikides meestes ja naistes. Selle juurde kuulub meie sisemuses püha vaimu tunnet äratamine, mis annab meile tunnistuse tõe kohta. Selle juurde kuulub püha vaimu saamine, mis järgneb ristimislepinguga nõustumisele. Püha vaimu and juhatab ja trööstib, kui me oleme jüngrid, tuues meid päästja lähedale. Päästja omalt poolt on meie eestkostjaks isa juures ja toob meid meie ustavuse alusel isa juurde, et saada koos Kristusega kaaspärijateks. Pühad prohvetid on jätnud meile rikkalikult oivaliste õpetuste ja mõtteaardeid. Nad on tõepoolest Jumala sõnumitoojad, kes juhatavad tema lapsi päästmisele ja igavesse ellu. Nende tunnistuse eesmärgiks on usu tugevdamine. Palun kuulake nende sõnu ja tunnistust. Need aitavad juhatada teie hinge rahu ja tervenemiseni. Ma tunnistan isiklikult, et issanda vaim on tõeline ja ilmne. Teil on võimalik isa ja poega tundma õppida ja nad armastavad teid. Ma tunnen seda armastust vaimu väe kaudu. Ma tunnistan nendest tõdedest Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen. Praegusel järjest kasvava ebakindluse ajal on maailmas nii palju südamevalu, ahastust ja kannatust, mida võiks vältida tõe mõistmise ja selle järgi elamise läbi. Paljudele võib kergendus ja õnn tulla arusaamisest, milline on seos südametunnistuse, rahu ja meelerahu vahel. Ning elades põhimõtet järgi, mis on nende mõlema õnnistuse aluseks. Jumal tahab, et iga tema laps naudiks kõrgeimaid südametunnistuse ja rahu õnnistust. Rahulik südametunnistus vabastab ahastusest, kurbusest, süütundest, häbist ja enese hukkamõistmisest. See paneb aluse õnnele. See on mõõtmatu väärtusega seisund. Siiski on maa peal vaid vähesed, kes seda naudivad. Miks? Kõige sagedamini, kas ei mõisteta või ei järgita küllaldaselt põhimõtteid, mille alusel südametunnistuse rahu saavutatakse. Minu elu on olnud südametunnistuse rahuga nii rikkalikult õnnistatud, et ma jagaksin arusaamu, kuidas seda võib saavutada. Südametunnistuse rahu on teie meelerahu hädavajalik komponent. Südametunnistuse rahuta ei saa teil olla tõelist meelerahu. Südametunnistuse rahu on otseses seoses teie seesmise minaga ning seda mõjutab see, mida te teete. Südametunnistuse rahu võib tulla üksnes Jumalalt läbi õiglase ja kuuleka elu. Teisiti ei saa see eksisteerida. Meelerahu seevastu on kõige sagedamini mõjutatud välistest jõududest, nagu mure üleannetu lapse pärast, rahalised pinged, tõelised või väljamõeldud solvangud, üha halvenem olukord maailmas või vajadusega teha rohkem, kui olemasolev aeg lubab. Ebakindel meel on ajutine, mööduv. Meelerahu taastatakse seda häirivate väliste jõudude lahendamisega. Mureliku südametunnistusega pole see nii, sest see on järeleandmatu, kogu aeg olemasolev, pidev meeldetuletus vajadusest parandada oma kunagised vead, lahendada kellegi solvamine või teha meeleparandus üle astumisest. Häiritud südametunnistus võib ajutiselt peita meele ja keha füüsilise ergutamine, kui inimene alistub alkoholi, narkootikumide, pornograafia või veel millegi halvema kiusatustele. Kõike seda suurenenud ihade tõttu, valepüüjate järele, et rahustada valutavat südametunnistust, riskides tõmmata enda kaela järeleandmatuid sõltuvusi. Kuid südametunnistuse rahu taastamiseks on olemas parem viis. Võime omada muutlikku südametunnistust
on Jumala and, et aidata meil olla edukad selles surelikus elus. See tuleneb peamiselt Kristuse valguse mõjust meie meeltele ja südamele. Kristuse valgus on see jumalik võgi või mõju, mis tuleb Jumalalt läbi Jeesuse Kristuse. See annab valgust ja elu kõikidele asjadele. See ergutab kõiki mõistlikke inimesi üle kogu maailma, eristama tõde eksitusest ja õiget valest. See aktiveerib teie südametunnistuse. Selle mõju saab nõrgendada üleastumise ja sõltuvuse läbi ning taastada õige meeleparanduse läbi. Kristuse valgus ei ole isik. See on vägi ja mõju, mis tuleb Jumalalt. Ja kui seda järgitakse, võib see juhtida inimest olema vääriline, et saada püha vaimu inspiratsiooni ja juhatust. On hea meeles pidada, et isegi südametunnistuse rahuga võib teil olla ajutisi perioode, kui teie meelerahu segavad välised mured. Põhjustest arusaamine võib leevendada palju nende poolt tekitatud pinget. Kui te isiklik elu vastab issanda õpetustele, võite te otsida tema abi vaevavate küsimuste lahendamisel. Niisiis toovad teie usk issandasse ja tema õpetustesse meelerahu. Teie püüdlused on jalg kivideks suurema isiksuse kasvu poole, kui te leiate vaimust juhitud lahendused. Lisaks sellele, kui need on lahendatud, võivad sellised väljakutsed tuua sageli õnnistusi teistele, kui nende vajadused on häirinud teie meeli. Kokkuvõtlikult, te võite saavutada südametunnistuse rahu, parandades meelt isiklikest üleastumistest, mis on põhjustanud teie seesmist rahutust. Meelerahu võib olla tagatud siis, kui lahendatakse välised pinged, mis põhjustavad teie ajutist ärevust, muret ja ahastust. Kuid püüdke, kuidas jaksate, kestvat õnne ei leia te enne, kui te meeleparanduse läbi täidate isiklikult murtud seadust, et taastada häiritud südametunnistuse rahu. Olgu te see, kas tunnetab vajadust meelt parandada ja leiab, et seda on raske teha, või see, kes kahtleb, kas te olete piisavalt meelt parandanud, et teile täielikult andestataks, on kasulik meelde tuletada mõned peamised põhimõtted, millele rajaneb südametunnistuse rahu. Patu või üleastumise läbi murtud seadus põhjustab häiritud südametunnistuse tõttu meeltes ja südames ahastust. Teades, et kõik tema vaimulapsed, välja arvatud tema ainusündinu, Jeesus Kristus, astuvad tahtmatult või tahtlikult üle tema seadustest, valmistas meie igavene isa abinõud, et parandada selliste tegude tagajärgi. Olgu üleastumine suur või väike, lahendus on sama. Täielik meeleparandus, usu läbi Jeesusesse Kristusesse ja tema lepitusse, koos kuulekusega tema käskudele. Vajaduse korral võib täielik meeleparandus nõuda teiepoolset tegutsemist. Kui te ei ole tuttav meeleparanduse klassikaliste sammudega, nagu ülestunnistus ja patu hülgamine, korvamine, kuulekus ja andestuse otsimine, rääkige oma piiskopiga või uurige sellisest allikast nagu president Kimbali meisterlik teos Andestuse ime. Lisaks nende nõudmiste täitmisele kiirendab teie südametunnistuse rahu tagasipöördumist hoolas tähelepanu ühele teisele sammule, mida mõnikord tähele ei panda. Päästja on teinud selgeks, et andestuse saamiseks peate te andestama teistele nende väärteod teie vastu. Mina, issand, andestan sellele, kellele ma andestan,
aga teilt nõutakse, et te peate andestama kõikidele inimestele. Ja teil tuleks öelda oma südames, mõistku Jumal kohut minu ja sinu vahel ja tasugu sulle vastavalt sinu tegudele. Kui teid on süütu ohvrina tõsiselt väärkoheldud, ärge andke kohta vihkamisele, pahameelele selle üle, mis näib ebaõiglane. Andestage solvajale, isegi kui te olete süütu. Selle tegemine võib nõuda teiepoolset tohutut pingutust. Selline andestamine on kõige raskem, kuid see on kindel teerada rahu ja tervenemiseni. Kui teie vastane tõsine üleastumine nõuab karistus, jätke see kiriku ja tsiviilvõimude hooleks. Ärge koormake oma elu mõtetega kättemaksust. Issanda õigluse veski jahvatab aeglaselt, kui see jahvatab äärmiselt hästi. Issanda, ma tunnistan teile, et kõigist meeleparandusest vajalikest sammudest on kõige kriitilisema tähtsusega veendumus, et andestamine tuleb Jeesuses Kristuses ja tema kaudu. On oluline teada, et üksnes tema tingimustel antakse teile andeks. Teid aidatakse, kui te rakendate oma usku Jeesusesse Kristusesse. See tähendab tema ja tema õpetuste usaldamist. Saatan paneb teid uskuma, et tõsist üleastumist ei saa täielikult ületada. Ma tunnistan, et päästja andis oma elu, et meeleparanduse läbi saaksite te jätta selja taha kõikide üleastumiste tagajärjed, välja arvatud süütute verevalamine ja püha vaimu eitamine. Tõelise meeleparanduse viljaks on Jumala andestus, mis avab ukse kõikide lepingute ja leituste saamiseks, mida siin maa peal tehakse ja sellest tulenevate õnnistuste nautimiseks. Kui meeleparandus on täielik ja inimene saab puhtaks, tuleb uus nägemus elust ja selle hiilgavatest võimalustest. Kui teie südametunnistus on vaevatud murtud seaduste pärast, ma taanun teid. Palun tulge tagasi. Tulge tagasi isikliku puhtuse jahedate värskendavate vete juurde. Tulge tagasi taevas isa armastuse, soojuse ja turvalisuse juurde. Tulge tagasi südametunnistuse selguse ja rahu juurde, mis tuleb elamisest Jumala käskude järgi. Tohin ma soovitada tagasiteed? Te võite alustada üksinda ja liikuda oma tempoga. Ma kutsun teid hoolikalt uurima Mormoni raamatut. Seal on palju pühakirja kohti, mis näitavad, kuidas teised on üle antud takistused meeleparanduse tegemiseks. Näiteks, Alma räägib Shibloniga ja juhtus, kui ma olin 3 päeva ja 3 ööd kõige kibedamas hingevalus ja ahastuses ja ei saanud oma patte andeks mitte enne, kui ma palusin halastust Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Aga vaata, ma hüüdsin teda ja leidsin rahu oma hingele. Ja nüüd mu poeg, ma olen jutustanud sulle seda, et sa õpiksid tarkust, et sa õpiksid, et ei ole olemas mingit teist teed ega vahendit, mille kaudu inimene võib saada päästetud kui ainult Kristuses ja läbi Kristuse. Sellest pühakirja kohast võite te näha, et kannatus ei too andestust. See tuleb usu läbi Kristusesse ja kuulekuse läbi tema õpetustesse, nii et tema lunastuse and võiks korda saata selle ime. Ta kutsub. Vaata, ma olen tulnud, et tuua maailmale lunastust, et päästa maailm patust. Seepärast ma võtan vastu igaühe, kes teeb meeleparanduse ja tuleb minu juurde nagu väike lapsuke. Seepärast parandage meelt ja tulge minu juurde ja saage päästetud. Rakendage seda, mida Mormoni raamat teile õpetab. Mõtisklege salmidest,
mis räägivad päästjast. Püüdke palvemeelselt teda tundma õppida. Paluge oma isal tugevdada teie usku tema poega ja anda teile jõudu kuuletuda tema käskudele. Olles selleks valmis, otsige abi oma piiskopilt, et aidata teil meeleparanduse protsess lõpule viia. Seejärel võite te saada südametunnistuse rahu ja kindluse, et Issand on teile andestanud. Palun tulge tagasi. Ärge oodake, kuni kõik on täiuslikus korras. Me kõnnime teie kõrval. Me armastame teid. Palun, tulge tagasi. Nüüd, kui te olete selline, kes ei suuda endale andestada mineviku tõsiste üleastumiste pärast, isegi kui Iisraeli kohtumõistja on kinnitanud, et te olete nagu kord ja kohus meelt parandanud, kui te tunnete vajadust end jätkuvalt hukka mõista ja kannatada mineviku vigade üksikasju sagedasti meelde tuletades, maanun teid kogu oma hingest. Mõtisklege päästja järgmiste sõnade üle. See, kes on parandanud meelt oma pattudest, sellele on andeks antud. Ja mina, Issand, ei pea neid enam meeles. Sellest te võite teada, kas inimene parandab oma meelt oma pattudest. Ta tunnistab need üles ja hülgab need. Kannatamise jätkamine pärast seda, kui on aset leidnud õige meeleparandus, ei ole õhutatud mitte päästja, vaid valede isanda poolt, kelle eesmärgiks on teid kinni siduda ja orjastada. Saatan sunnib teid jätkama, et uuesti läbi elada mineviku vigade üksikasjad, teades, et sellised mõtted panevad tundma, et andestus on kättesaamatu. Ma tunnistan, et kui piiskop või vaiguna juhataja on kinnitanud, et teie meeleparandus on küllaldane, teadke, et teie kuulekus on lubanud Jeesuse Kristuse lepitusel rahuldada õigluse nõuded seaduste suhtes, mida te olete murdnud. Seepärast te olete nüüd vaba. Palun uskuge seda. Pärast küllaldast patu kahetsemist jätkuv kannatamine patu kurvastavate mõjude üle, kui seda pole ette nähtud, on päästja poolt teie pärast tehtud lepituse tõhususe eitamine. Kui mälestus eelnevatest vigadest tungis Ammoni meeltesse, pööras ta oma mõtted Jeesusele Kristusele ja andestuse imele. Siis asendusid tema kannatused rõõmu, tänutunde ja tänuavaldusega päästja armastuse ja andestuse eest. Palun minge ja tehke samuti. Tehke seda nüüd, nii et te võiksite nautida südametunnistuse rahu ja meelerahu koos kõigi selle juurde kuuluvate õnnistustega Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Free.
koor laulis laulu pealkirjaga Pane õlg veopuu alla. Meie sügavaimad tänud Tabernaakli koorile selle kauni muusika eest, mis nad meile täna hommikul on esitanud. Selle istungi viimaseks kõnelejaks on vanem James E. Faust, teine nõuandja esimeses presidentkonnas. Peale vanem Fausti kõnet laulab koor laulu pealkirjaga Tulge uuendagem. Seejärel teeb lõpupalve vanem D. Rex Jarrett 70. Ning meie konverents jätkub homme kell 12.00 preesteluse istungiga ning kell 15 laupäeva pärastlõunase istungiga. Vanem Faust, palun. Mu kallid vennad, õed ja sõbrad. President Hinckley tuletas meile meelde, et kuldsed aastad on täidetud rohkem seadina kui kullaga. Ja sellepärast kõnelen ma teile täna istudes. Ma paranen operatsioonist, kus mul parandati kõrvale nihkunud selgroolülide vahelist ketast, mis pitsitas seljanärvi. Mulle on öeldud, et aja möödudes võin ma paraneda täielikult. Ma väljendan oma sügavat tänuõnnistuste eest, mis maailmal on tulnud. Meie lahkunud vendade 12 apostlinõukogu liikmete, vanem Neil A. Maxwelli ja David B. Haiti suurepärase teenimise läbi. Meie kaotus on suur. Me tervitame vanem Uchtdorfi ja vanem Ben Bednardit, et nad on astunud 12 kvoorumi liikmeks. Ma väljendan oma sügavat tänuõnnistuste eest, mis ma olen tulnud ja ma palvetan täna hommikul alandlikult, et mind mõistetaks ega saadaks valesti aru. Selleks, et üha ebaõiglasemas maailmas vastu pidada ja isegi õnne ja rõõmu leida, vaatamata sellele, mis tuleb. Peame me seisma selgesõnaliselt koos issandaga. Me peame püüdma olla ustavad iga päeva, igal tunnil, nii et meie issanda usaldamise alus ei lööks iial kõikuma. Minu sõnum on lootust ja nõuandev neile, kes võivad imestada valu, kannatuste, õnnetuste ja südamevalu näiliselt ebaõiglase jaotuse üle. Mõned võivad küsida, miks ma sündisin füüsilise või vaimsete piirangutega? Mida ma tegin, et sellise südamevalu ära teenisin? Miks pidi mu isa nii palju kannatama pärast julma, halvavat insulti? Ta oli nii õiglane mees, alati ustav ja truu issandale ja tema kirikule. Miks ma pidin kaotama oma ema 2 korda? Esiteks laastava Alzheimeri tõve ja teiseks surma läbi. Ta oli nagu ingel. Miks lasi issand meie pisitütrel surra? Ta oli nii hinnaline ja me armastasime teda nii väga. Miks ei ole issand vastanud meie palvetele nii, nagu me soovisime? Elu on ebaõiglane. Me tunneme mõningaid inimesi, kes on teinud mõningaid väga halbu asju ja siiski tundub, et neil on kõik, mida nad soovivad või vajavad. Dr. Arthur Wentworth Hewitt tõi välja mõningaid põhjuseid, miks head kannatavad nii samuti nagu pahelised. Esiteks, ma ei tea. Teiseks, me ei ole ehk nii süütud, nagu me arvame. Aga kolmandaks, ma usun, et see on sellepärast, et ta armastab meid palju rohkem, kui ta armastab meie õnne. Kuidas nii? No, kui range isikliku autasuna siin ja praegu, kõik head oleksid alati õnnelikud ja kõik pahad kannataksid hävingut, kuigi üsna sageli on vastupidi, oleks see kõige teravam iseloomu arengupidur, mida võib ette kujutada. President Kimball andis järgneva selgepilgulise selgituse. Kui valu ja kurbus ning täielik karistamine järgneksid koheselt halva tegemisele, ei kordaks ükski hing eksimust. Kui rõõm ja rahu ning tasu antaks heategijale silmapiltselt, ei oleks kurjust. Kõik teeksid head ja mitte sellepärast,
et head teha on õige. Ei pandaks proovile tugevust, poleks iseloomu arengut, jõu suurenemist ega valikuvabadust. Samuti puuduksid rõõm, edu, ülestõusmine, igavene elu ja jumalus. Tsitaadile. Meie Jumala armastus peab olema puhas, ilma omakasupüüdliku kavatsuseta. Meie pühendumuse ajendiks peab olema puhas Kristuse armastus. Kõik see kannatus oleks tõesti ebaõiglane, kui surmaga lõpeks kõik. Kuid see pole nii. Elu ei ole nagu ühevaatuseline näidend. Sellel on 3 vaatust. Meil oli mineviku vaatlus, kui me olime ennemaises elus. Ja praegu on meil oleviku vaatlus, mis on surelikkus. Ja tulemas on tuleviku vaatlus, kui me pöördume tagasi Jumala juurde. Nagu lubas Jeesus, minu isa majas on palju eluasemeid. Meid saadeti surelikkusesse, et meid proovile panna. Nagu Issand selgitas Abrahamile, me paneme nad nõnda proovile, et näha, kas nad teevad kõike, mida iganes Issand nende Jumal neil teha käsib. Nagu Paulus ütles, ei saa meie mineviku ja oleviku kannatused midagi tulevase au vastu, mis meile peab igavikes ilmsiks saama. Sest pärast rohket viletsust tulevad õnnistused, mis pärast tuleb päev, mil teid kroonitakse suure auhiilgusega. Seega on viletsus kasulik selles mõttes, et see aitab jõuda celestilisse kuningriiki. Mõned muutuvad kibestunuks ja kaotavad lootuse, sest neil jääb puudust usust või igavese plaani mõistmisest. Üheks selliseks oli 19. sajandi kirjanik, kes saavutas mõlemad edu ja rikkuse oma erakordse teravmeelsuse kirjutamisstiili tõttu. Tema naine oli pärit usklikust perest ja temagi tahtis uskuda Jumalasse, kui ta polnud kindel, et Jumal on tõesti olemas. Siis said talle osaks mitmed purustavad hoobid. 1893. aasta rahvuslik rahanduskriis jättis ta suurtesse võlgadesse. Tema vanim tütar suri, kui ta oli ringreisil kõnesid pidamas. Tema naise tervis halvenes ja ta suri 1904. aastal. Tema noorim tütar suri 1909. Tema enda tervis nõrgenes. Tema kirjatöö, mis oli varemalt olnud nii elurõõmus, peegeldas nüüd tema kibestumust. Ta muutus üha enam masendunumaks, küünilisemaks ja pettunumaks ja jäi selliseks kuni oma surmani 1910. Kogu oma meisterlikkuse juures jäi tal puudust sisemisest tugevusest saada hakkama ebaõnnega. Ta lihtsalt alistus oma halvale õnnele. Asi ei ole mitte niivõrd selles, mis meiega juhtub, vaid kuidas me sellega hakkama saame. See meenutab mulle kirja kohta Alma raamatust. Pärast pikka sõda olid paljud kalgiks muutunud, samas kui paljud olid muutunud veel heasüdamlikemaks nende kannatuste pärast. Sama olukord kutsus esile vastandlikud reageeringud. Kirjanik, kes kaotas nii palju, ei olnud suuteline ammutama usukaevust. Igaühel meist peab olema oma isiklik usuvaraid, et aidata meil olla üle raskustest, mis on selle sureliku prooviaja üheks osaks. Thomas Giles, usule pöördunu Walesist, kes ühines kirikuga 1844, kannatas oma elu ajal samuti palju. Ta oli kaevur ja ühel päeval, kui ta kaevanduses sütt kaevas, sai ta suure söetükiga löögi vastu pead, mis tekitas 23 sentimeetri pikkuse haava. Arst, kes teda läbi vaatas, ütles, et vigastatud mees ei ela üle 24 tunni. Kuid siis tulid vanemad ja andsid talle õnnistuse. Talle lubati, et ta paraneb. Aga isegi, kui ta ei saa enam kunagi nägijaks, jääb ta elama ning saab tegema kirikus palju head. Vend Charles jäi tõepoolest elama, kuid oli kogu oma ülejäänud elu pime. 6 aega pärast oma vigastust reisis ta mööda maad ringi, täites oma
kiriklikke ülesandeid. 1856. aastal emigreerus vend Charles ja tema pere Utah'sse, kuid enne kodumaalt lahkumist kinkisid Wellsi pühatale harfi, mida ta oli oskuslikult mängima õppinud. Council Bluffis ühines ta käsikärude kompaniiga ja suundus läände. Ehkki ta oli pime, tõmbas ta käsikäru Council Bluffis Salt Lake Citysse. Tasandike ületades suri tema naine ja 2 last. Tema kurbus oli suur ja süda peaaegu murdunud, kuid tema usk ei vedanud teda alt. Oma leina ajal ütles ta, nagu keegi muistagi, Jehova on andnud ja Jehova on võtnud. Jehova nimi olgu kiidetud. Kui ta saabus Salt Lake Citysse, laenas president Brigham Young, kes oli kuulnud tema lugu, vend Charlesile hinnalise harfi, kuni tema enda harf Wellsist kohale jõudis. Vend Charles reisis Utah asulast asulasse, lõõmustades inimeste südameid oma kauni muusikaga. Kuidas me kasutame meile Jumala poolt andnud moraalset valikuvabadust selgitab, miks meie elus juhtuvad mõned asjad. Mõnedel meie valikutel on ennenägematud tagajärjed, mis võivad olla head või halvad. Kuid sageli teame me ette, et meie valikutel on kahju toovad või isegi ohtlikud tagajärjed. Ma nimetan neid teadlikud valikud, sest me teame, et meie tegudel on hukatuslikud tagajärjed. Nende teadlike valikute hulka kuuluvad lubamatud seksuaalsuhted ning narkootikumide, alkoholi ja tubaka kasutamine. Sellised halvad teadlikud valikud võivad takistada isiku missionile minemist või templi õnnistuste saamist. Me võime teha ebaõigeid teadlikke otsuseid, sest maailma ahvatlused moonutavad reaalsust ja muudavad meid haavatavaks. Tehes vastassugupoolega kohtumas käies vale valiku alguses, võib see kitsendada õige valiku tegemist hiljem. Niisiis, kus peaks igaüks meist seisma? Näidates oma igapäevaste õiglaste tegudega pühendumust Jumalale, saab ta teada, kus me seisame. Meie kõigi jaoks on see elu sõelumise ja puhastamise aeg. Meil kõigil on katsumusi. Kiriku algusaegade liikmed pandi proovile ja puhastati. Või nad pidid otsustama, kas neil on usku, nagu vend Charlesil, panna oma vara vankrisse või teerajate käsikärusse ning rännata üle Ameerika tasandike. Mõnedel ei olnud sellist usku. Need, kel oli, rändasid usuga igal sammul. Meie päevil läbime me üha raskemat puhastamise ja proovile panemise aega. Proovilepanekud on üha vaevumärgatavamad, sest joon hea ja halva vahel on hägustumas. Meie avalikes kommunikatsioonikanalites tunduvad väga vähesed asjad pühad olevat. Sellises keskkonnas peame me olema kindlad, kus me igaveste tõdede ja lepingute kinnipidamisel püsivalt seisame. Me õpime palju, kuidas kannatustega ümber käia uusima mehelt Iobilt. See mees oli vaga ja õiglane. Ta kartis Jumalat ja hoidus kurjast. Saatan sai issandalt loa Iobit kiusata ja proovile panna. Iob oli rikas ja tal oli 7 poega ja 3 tütart, kuid kogu tema vara ja lapsed hävitati. Millist mõju see Iobile avaldas? Issandast rääkides ütles ta, et kuigi ta tapab mu, ometi loodan ma temale ja et ta saab olema minu pääste. Iob tunnistab, sest ma tean, et mu lunastaja elab ja tema jääb viimasena põrmu peale seisma. Ja kuigi mu nahka on nõnda nülitud, saan ma ilma ihutagi näha Jumalat. Iob usaldas kõik teised mured täielikult
issanda hoolde. Viis, kuidas leida selles elus rõõmu, on otsustada nagu Hiob, taluda kõike Jumala ja tema töö pärast. Seda tehes saab meile osaks otsatu, hindamatu rõõm olla koos meie päästjaga igavikes. Nagu me laulame ühes meie tuntud kirikulaulus, kes Jeesuses leidnud on omale toe, see üksinda käima ei kunagi pea, sest põrgujõud võitu ta üle ei saa. Ei iales, ei iales, ei iales, ei iial ma teda hülga. President Howard W. Hunter ütles kord, Jumal teab, mida meie ei tea ja näeb, mida meie ei näe. Keegi meist ei tea issanda tarkust. Me ei tea täpselt ette, kuidas ta viib meid sealt, kus me oleme, sinna, kuhu me peame minema. Kuid meie patriarhaalses õnnistuses annab ta meile laias laastus ettekujutuse. Eluteel kohtame me mitmeid muhke, käänakuid ja hargnemisi, mis juhivad igavikesse. Sellel teel reisides leiab aset nii palju õpetamist ja parandamist. Issand ütles, see, kes ei talu nuhtlemist, ei ole minu kuningriigi vääriline, sest keda issand armastab, seda ta karistab. Maa peal elades peame me kõndima usus, ilma kahtlemata. Kui rännak muutub näiliselt talumatuks, võime me leida lohutust issanda sõnades. Ma olen kuulnud su palvet. Ma olen näinud su silmavett. Vaata, ma teen sind terveks. Osa tervenemisest võib leida aset teises maailmas. Me ei pruugi iial teada saada, miks mõned asjad siin elus juhtuvad. Mõned meie kannatamise põhjused on teada üksnes issandale. President Brigham Young väljendas sügavat arusaamist, et vähemalt mõnedel meie kannatustel on eesmärk, kui ta ütles, kõik intelligentsed olevused, keda kroonitakse hiilgusega, surematusega ja igavese eluga, peavad läbima iga intelligentsete olevuste jaoks kindlaks määratud raske katsumuse, et saavutada oma hiilgust ja ülendust. Igat viletsust, mis võib surelikele olevustele osaks saada, lastakse vähestel kannatada, et valmistada neid ette nautima issanda kohalolekut. Iga katsumus ja kogemus, mis teil on osaks saanud, on vajalik teie päästmiseks. Meil on suur põhjus loota. Meie saab olema rõõm, kui me oleme valmis kõik issandale ohverdama. Siis võime me oodata lõputult hindamatut võimalust ületada kõik selle elu väljakutsed. Siis saame me olema igavesti päästjaga. Ja nagu ütles president Brigham Young, oodata osa saamist hiilgusest, täiuslikkusest ja ülendusest, mis Jumal on ustavate jaoks ette valmistanud. Jumal elab. Jeesus on Kristus. President Gordon B. Hinckley on meie prohvet. Ja praegu on meie kõigi jaoks aeg valmistuda kohtuma Jumalaga. Ma tunnistan nii Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Our Heavenly Father, meie taevane Isa, with grateful hearts we come to the close of this session. Tänulike südametega oleme selle istungi lõpus ja täname sind selle eest, et meil on meelde tuletatud sinu püha poega, tema armastust, tema elu, tema missiooni ja tema lepitavat ohverdust, mis ta tegi meie eest. Taevane Isa, me täname sind taastamise eest, prohvet Joseph Smithi eest ja nende asjade eest, mis on sündinud ja mis tõid meile evangeeliumi sellel ajajärgul. Me täname sind preestelluse eest, kõiki selle võimu ja volituse eest. Me täname sind sinu elava prohveti eest, tema armastuse eest, tema inspireerimise ja inspireeritud juhtimise eest, millega ta juhib seda kirikut. Ja me palume õnnista president Gordon B. Hinckleyt, president Monsonit ja president Fausti tervise ja jõuga, et nad võiksid teha neid asju, mis on vaja. Me palume
ma palun, et sa õnnistaksid 12 kvoorumit Elder Uchdorf, ja palun õnnista vanem Uchdorfi ja vanem Bernardi, kes nüüd selle kvoorumiga liitusid. Õnnista meid, et me võiksime anda neile oma toetavat abi ja aidata neil teha seda, milleks sa oled neid kutsunud. Palun õnnista kõiki kiriku juhte üle kogu maailma, et nad võiksid olla õnnistatud tarkusega ja otsustusvõimega ja nad võiksid juhtida vaimuga. Taevane Isa, me täname sind vaimu eest, mida me siin täna tundsime. Nõuannete eest ja tarkuse sõnade eest, mis meil on räägitud, selle kauni muusika eest. Me palume, et sa õnnistaksid meid, et me säilitaksime need asjad aardena oma südametesse ja saaksime rohkem Kristuse sarnaseks. Isa, me palume sind, aita meil pidada meeles meie kohustusi, elada eeskujulikku elu. Aita meil aru saada meie võimalustest, rääkida seda tõeplaani meie naabritega. Me palume, et sa õnnistaksid meid, et me võiksime koos nendega näha rahu ja armastust ja arusaamist, mis tuleb, kui me evangeeliumi omaks võtame isegi selles maailmas. Me palume õnnista neid, kes jagavad ja valmistavad ette, et jagada evangeeliumit ja palume, et sa õnnistaksid neid, kes kuulavad. Ja õnnista neid, kes kannatavad looduskatastroofide käes. Õnnista neid ohvreid ja õnnista neid süütuid ohvreid, kes surevad sõdades. Ja et me võiksime mõista, et nad on meie õed ja vennad. Aita meil olla töövahenditeks sinu käes, et tõsta üles nende käsi ja rahuldada nende vajadusi. Isa, me oleme tänulikud veel kord nende õnnistuste eest, mis meil on. Vaata meie järgi ja aita meil minna ja elada paremaid elusid ja me palume, täname sind ja palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. See oli Viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 174. sügisese üldkonverentsi esimene istung. Kõnelejad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametikandjate seast. Muusika kõlas Mormooni tabernakli koori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.